Head sõbrad, ehk on teilgi juhtunud selline asi, et tellite näiteks endale uue köögimööbli, kaup tuuakse kohale, võtate pakendist välja ja värske mööbli lõhn, siis hakkate asja kokku panema ja vaatate, et uksed ikka ei ole päris nii sirgu nagu peaks olema, seina nagu kaada nii hästi ei lähe. Mida siis teha? Ma annan teile head nõu, head sõbrad. Säästke oma aega ja ka närve, kutsuge endale profid appi remondifirmast. Seekord siis paneme köögimööblit. Paneme köögimööblit kokku. Aga nojah, see on tüüpiline vaade, et kotiga tuleks asjad kohale. See Lego ja vaatad, see on mingi põnev asi ja siis on natukene ust ja natukene veel puitu, et kuidagi peaks kõik see Lego kokku käima. Et antud juhul oleme siis Tallinna Magala rajoonis, niisugune kompaktne köök nagu ikka. Ja inimene ostis endale köögimööbli ja küsis siis kauplusest ka, et nüüd mis edasi saab, et mul on nüüd mööbel, ta on kihiti pakitud väikestesse pakkidesse, et mis edasi saab. Ja, et väga hea, et me võime teile pakkuda inimesi, kes tuleb, paneb köögi kokku. See on super, et siis ilusti seina ka, ei, ainult kokku. Ehk siis inimene ostis köögimööbli, see tuuakse koju, nad isegi olid nõust pakkuma seda, et nad panevad kokku selle asja, aga seina nemad ei pane. Ei, no rääkimata siis sellest, et ka siis valamu jaoks näiteks ava lõigata ja pliidiplaadi jaoks ja mis iganes muud asjad, eks. Aga see siis nii-öelda jääb ära. Ma mõtlen, et minusuguse jaoks ma oleksin täiesti jännis, sest ma tõesti ei oskaks seda ise teha. Jah, no siis sellepärast me nüüd siia olemegi tulnud, et täpselt nagu sa ütlesid, et inimene leidis meid siis ajalehe kuulutusest ja helistas ja vähem kui nädal aega hiljem oleme siis siin, paigaldame kööki, et inimene, kes oli siis juba kuid oli vaadanud neid pakke seina ääres. Kuid lausa? Kuid, jah. Et eks see elu on küll praegult selline, et ega töömeest lihtne leida pole, eks. Nii, aga millest siis alustada köögimööbli näiteks siin korteris? No õnneks oli suur töö ära tehtud, et ainult nagu natukene vana mööblit oli alles, et saaks kasutada elementaarseid vajadusi köögis. Et jäi siis ainult alumine kihtkapp ära võtta, et see käib kiirelt lahti võtta, omavahel need eemaldada ja siis sodi autosse ja prügimäele pärast. Ja edasi on siis lugu selline, et paigaldame asjad, paneme asjad kokku, paneme seina ja kui me ära lähme, on kõik valmis. Ja kaua selleks aega kulub? Näiteks siin konkreetselt? Siin konkreetselt on arvestatud kogu komplekteerimise peale, paigalduse peale 1,5 päeva, sest siin on ka teistes ruumides natukene muid töid ka, et jälle mõni kardinapuu tahab lakke saada, natuke rulood, et jälle ühe korraga, et kuna meie mehed oskavad väga paljusid töid, et siis ei lööda risti ette ka teiste asjade tegemisest, et pole ju mõtet mitu korda käia. No räägige võib-olla täpsemalt, et remondifirma mehed ja naised, mida te siis teha oskate ja millal tasub teie poole pöörduda? No hea on öelda, et me oskame kõike, aga kuskilt maalt tuleb võimete piir ka, et ikkagi spetsiifilised, ütleme, niisugused elektritööd, mis nõuavad juba ikkagi serti ja kõike sellist muud. Serti tähendab siis sertifikaati, eks? Jah, just. Et kui on ikkagi tegemist juba projekti tegemisega nii edasi, et selle jaoks on eraldi ettevõtted. Meie oleme nii-öelda abikäed, kes oskavad ka teha nagu põhjalikumat remonti. Vannitubadest me oleme rääkinud, tubasid remontida. Praegusel ajal nii mõnigi korter on valmis saanud siin meie abiga. Inimesed ise on maakodudes, korteritele hea teha, värskendame kõik ära, inimene tuleb rõõmsalt tagasi oma põhielu pinnale ja kõik on värske. Et teeme siis kõike, et ka siis paneme ka kõik mööbli tagasi, mis me ära võtsime, võime panna uue mööbli, uued valgusti, absoluutselt kõik. Hetkel ma saan aru, et siis pererahvas on väheke vanemaealisem, aga kes on see põhikliendid, kes teie poole pöörduvad, kes vajavad abi? Abi vajavad kõik inimesed, eks, et kellel täpselt ongi, endal pole vahendeid, pole aega, pole oskusi, siis meil on need kõik 3 asja olemas, et meil on võimalik pakkuda töömeest õigel ajal, õiges kohas, õigete oskustega, õigete vahenditega. Aga ma nüüd täna helistan teile, ütlen, et Kaspar, mul on vaja köögimööbel kokku panna, seina panna. Millal te jõuate minu juurde? No sõltub töömahust, et nagu me oleme varasemalt ka nüüd sellest samast olukorrast tingituna ikkagi pisitöid mitte vastu võtnud. Me räägime siis sellisest mõnetunnisest tegemisest. Selline päev on juba okei, saame inimestega kokku leppida, pererahvas on teises ruumis, teeme oma töö ära ja siis distantsilt vaadatakse asi üle, öeldakse jah, okei, selge, võime lahkuda, arveldame, asi lõpeb, eks. Aga kui sa küsid, millal me jõuame, siis sõltub jälle mahust, eks. Et sellise päevase, 1,5 päevase töö me suudame praeguses olukorras kuskil nädala jooksul broneerida ja sellisel juhul ka siis teostada. Ehk siis veel kord, head kaasmaalased, kui teil on vaja kodus teha kas siis viimistlustööd või panna näiteks kas või köögimööbel kokku, kui te ise ei ole kuldsete kätega mees või naine, siis ärge hakake oma aega ega närve raiskama, kutsuge profid appi. Teil on, uskuge mind, teil on palju lõbusam ja toredam päev õhtul. Jah, sest meie tuleme ja aitame päriselt ka.